Tuleviku Uti klubi juht Raiko, päris hea tunne vist on seista siin jälle, uus energia ja uus algus. Jah, et nagu esimene koolipäev, et Rain Tölpusega naersimegi, et maja oli pikalt tühi ja oli selline vaikus, et täna oli jälle sellist sagimist ja selline mõnus tunne kohe jälle mehi uuesti näha, nii et muidugi mõnus. Miks ma kutsusin su kaamera ette, ongi see põhjus, et esindusmeeskond täna kogunes, algas ametlikult ettevalmistumine hooajaks 2018 Premium liigas. Mehi oli palju ja meeste ees seisis üks tuttav mees. Mis seis meil on esindusmeeskonna peatreeneriga? Täna tervitas mehi Sander Post. Just, et praeguse stsenaariumi järgi siis alustab esindusmeeskonna peatreenerina Sander Post, abitreenerina Kevin Paavo ja duubelmeeskonnas siis Rait Oja. Tänane treening ja võimalik, et ka terve selle kuu treening vähemalt on esinduse duubel teevad koos, nii et on 3 treenerit pluss väravatiidi treener Mati Jürisson ja füsioterapeudina tuttav Kristel Raba, nii et kuidas see stsenaarium nii-öelda lõplikult paika saab, et kas me leiame kellegi uue peatreeneri või mitte, et seda näitab aeg. Täna me igatahes alustasime oma tööd sellise treenerite tiimiga ja täitsa võimalik, et nii see hooaeg saab ka olema. Aga ei saa ka välistada seda, et tuleb uudiseid veel selle aasta sees või siis uuest alguses? Jah, et töö käib selle nimel, et leida ikkagi esindusmeeskonnale ka uus peatreener. Põhjusel, et ütleme siis ülejäänud treenerite tiim saaks nagu ka korralikult mehitatud, et Sander Post saaks tagasi liikuda nii-öelda duubli juurde, kus ta väga head tööd tegi ja ta saaks jätkata ka mängijana. Ja selles mõttes praegune peatreener siis Sander Post ei ole sugugi nagu teine valik või halb valik, et mina olen selle valikuga väga rahul ja see töö saab kindlasti olema kvaliteetne, aga veel kord, et otsime peatreenerit just ka sellel põhjusel, et Sander saaks jätkata nii-öelda duubli juures ja mängijana, mis kindlasti on ta vajalik lüli. Ja eks siis näha ole, kuhu me siis välja jõuame. Linna peal kõndides on inimesed küsinud minu käest, et kas see Prins oli teil ainuke. Igor Prins on siis üks treeneritest, kes on käinud tulevikust läbi ja tema on ka avalikult välja öelnud, et Viljandis meeldis, aga valis Pärnu ehk siis kodulinna. Palju edu Igorile seal ja on küsitud minu käest, kas Igor oli ainukene. Nüüd saame vist ausalt välja öelda, et ei olnud Igor ainukene, inimesi on käinud läbirääkimiste laua tagant läbi veel. Just, et kindlasti ei olnud ainuke ja meie ei teinud enda jaoks mingisugust pingerida, et me võtsime ühendust nii mõnegi kandidaadiga või meie arvates siis sobiva kandidaadiga, oleme nendega vestelnud, oleme endiselt vestluses, saame veel nii mõnegiga kokku. Ja ütleme, see protsess oli meie jaoks oligi selline, et me ei pannud neid nagu kuidagi, et kui üks ütleb ei, et siis alles võtame järgmise, et see käis kuidagi sünkroonis ja samal ajal, kui võib-olla oli selline infosulg, et kas töö käib, siis võin kinnitada, et töö käis kogu aeg ja käib endiselt edasi. Nii et. Töö käib edasi ka klubi kontoris õieti, kui meeskond puhkas, siis klubi kontor ei ole päevagi puhanud. Hooaja lõpugala oli tore ja emotsionaalne, aga järgmine päev oli jälle tööpäev. Mis kontoris praegu toimub? Tavapärane nii-öelda hooajaks ettevalmistuse rutiin näeb, et võib arvata kõike, mis puutub varustusse, toetajatesse ja muud säärast. Just, et meie jaoks tegelikult kontoris ongi see kõige kiirem periood 2 hooaja vaheline, et on vaja see aasta nii-öelda kokku võtta ja uueks valmistuda nii eelarve kui selle varustuse, kui treenerite tiimi ja mängijate komplekteerimisel. Ja muidugi selline suur töö on litsenseerimine. Et see, et üldse saada mängida Eestis kõrgliigas, eks klubijuhid ja teised jalgpalliinimesed teavad, et see on korralik protsess, mis tuleb läbida. Ja selles mõttes on väga tihedad tööpäevad olnud tõesti, et samamoodi muidugi uueks hooajaks ka uute toetajate ja vanadega nii-öelda jutud vaja rääkida. Nii et amatöörklubis käib töö täis professionaalselt?
muidugi jah, et selles mõttes organisatsioon ju peab toimima nagu tervikuna, et me peame nagu kõigile kogu aeg tähelepanu pöörama, et samamoodi võib ka öelda, ütleme siis noormängijate lastevanematele, et ega samamoodi me ei keskendu siin 2 hooaja vahel ainult esindusmeeskonnale, et kogu klubis on kogu aeg vaja kvaliteeti tõsta, tööd järjest paremini teha ja siin samamoodi peame vaatama, et treenerid oleksid koolitatud ja läheksid oma töös nagu kogu aeg samm edasi, et töö on mitmetasandiline. Üks grupp on meil veel juures, see on selline isetekkeline ja isemajandav Viljandi tuleviku harrastajate punt on käinud nüüdseks juba 5 või 6 nädalat koos. Klubi presidendile ja juhile teeb kindlasti rõõmusukesi. Otse loomulikult, et sellest oleme rääkinud juba mõnda aega, et nüüd on nagu hea, et leidusid inimesed, kes nagu selle asja käima tõmbasid ja nagu näha, siis see asi ka toimib, et kes veel sellest midagi kuulnud ei ole, siis vaadake meie sotsiaalmeediat ja klubi kodulehte, et saate kindlasti informatsiooni kätte, kes tahaks nagu ennast liigutada ja sportlikult vormis hoida, et see on niisugune mõnus koht, mis oli võib-olla täna Viljandis nagu katmata, aga nüüd on nagu see ka tehtud, et kasvame ja pakume neid võimalusi erinevatel rinnetel inimestele nii-öelda sportlikult ennast liigutada. Aitäh, Raiko, ja jõudu tööle ja räägime varsti jälle. Just, aitäh!